Nüüd kindlustusega on võib-olla käib vahel siuke maine kaasas, et ma annan raha ära, aga ma ei saa justkui mitte midagi käega katsutavat vastu. Ja võib-olla vahel ei tundu, et see oleks see kokkulepe, mida sa peaksid tegema või sõlmima. Ja ei olegi alati. Kokkulepped peaks olema alati kahepoolselt põhinema usaldusel niimoodi, et mõlema jaoks on see kasulik ja me mõlemad usaldame, et see kokkulepe kehtib. Kindlustusega täpselt samamoodi. Ja ma arvan, et selleks, et me saaksime sellest usaldusest üldse minna veel edasi, siis me peaksime kõigepealt tooma ühe usalduse meie ja teie vahel. Ja meil oleks selle jaoks vaja siis siit ruumist kõige usaldusväärsemat inimest, keda teie kõik usaldate, et ta saaks teid esindada. Kas keegi tõstab ise käe püsti ja ütleb, et mina olen? Midagi, kes on? Vaata, seal on 3 sõrme näitavad ühe inimese suunas. Näidake teised ka, siis me näeme, kelle suunas te näitate. Ma kuulen sõna Robin. Nime Robin. Kas sõna on Robin? Tuttume siis. Mina olen Raid. Ma olen Robin. Väga meeldib Robin. Teeme Robinile veel aplausi. Nii. Nüüd on lihtne. Mats valas täise veeklaasi. Robin, see on sinu klaas. Ja ma annan selle sinu kätte. Näed, võta see enda kätte, palun. Ma tulen siia sinu poole, siis ma saan hoida seda mikrofoni vajadusel, et sa saad rääkida. Kas sa oled parema või vasakkäeline? Vasaku. Vasaku? Mats, pane siis tähele, et nüüd valede kättega ei tee. Nii. Me hakkame nüüd Robiniga looma siis usaldussuhet. Näitates, et me usaldame üksteist ja ka loodusseadusi. Sa oled vasakkäeline, siis ma soovitan võtta vasaku käega ja võtta klaasi alt kinni. Väga hea. Niimoodi, et sul on mugav seda klaasi hiljem tagurpidi keerata. Siis nüüd me võtame, teeme 2 sõrme ja toeta nendega selle klaasi alusele. Piisavalt kõvasti, et vesi välja ei tuleks, aga piisavalt nõrgalt, et sa seda alust kätki ei tee. Üsna kergelt saab. Väga hea. Nüüd tule seisa minu selja taha. Liiguta see klaas minu pea kohale. Väga hea. Nüüd ma loen 3 ja siis me keerame klaasi tagurpidi. Ühtegi kätt küljest ära ei võta, eks? Nii. 1, 2, 3. Väga hea. Nii. Ja nüüd tuleb siis see usalduse koht. Mina tahan näidata sulle, et ma usaldan sind. See on siis see esimene samm usalduse loomisel. Ja selleks siis alumine käsi, ehk siis sinu parem, see, mis hoiab kinni. Sa ei pea nii kõvasti vajutama. Võid juba lasta niimoodi, et ainult 1 sõrmega hoiad. Niimoodi õrnalt. Vaat, sul lähevad õhumullid lähevad sisse tagasi. Siin, vaat, proovi keera korra tagasi. Mats, kuidas sul on tunne? Märg. Vaata, sa olid vaata närvis, sa natuke tugevalt surusid siia, selle on näha siin sisse surutud. Ma annan sulle uue aluse. Igaks juhuks. Mats, mis sa arvad? Ja. Muidugi, Mats, sina arvad, et me anname uue aluse. Nii. Mul on kuskil siin on alused. Usalduse loomine on ikkagi protsess, mis võib võtta pikalt aega. Ja eesmärk on siis keerata see klaas niimoodi ümber, et siit, õrnalt, sa ei pea kõvasti vajutama. Ega see vesi siit, väga vähe kaalub siin sees ja nii edasi. Nii, kas saite vahetatud? Võta selle klaasi alt alumise käega, siis sul on endal lihtsam. Väga hea. Ja proovime niimoodi rahulikult uuesti siis. Nii, 1, 2, 3. Väga hea, nii. Ja nüüd lase juba 1 sõrme peale, just õrnalt võid hoida. Nüüd ma loen 3 ja siis me võtame alumise käe siit klaasi küljest ära. Kas sa oled enesekindel? Ei. No, Robin, mina sind usaldan. Väga tore. Väga hea. Meil on kõigil sinusse palju usku, Mats. No nii, hakka sõrmi siis ükshaaval lahti laskma. Ja nüüd viimane. Jaa, see on see aplaus! Väga hea. Ma võtan selle. Nüüd on Robin meil siis ühtepidi usaldus loodud. Nüüd on sinu kord toolile istuda. Ma olen väga õnnelik. Jaa, sa võid siia täitsa julgelt. Ma annan selle täitsa sinu kätte, sa saad igaks üks hoida, eks sa tahad vahepeal öelda, kuidas sa tunned ennast. Vaata, sul on väga hea soeng selle katse jaoks tehtud. Tule Raid minust palun teisele poole. Ja nüüd me teeme siis täpselt sama asja, Robin. Ma loen 3 ja siis ma võtan käe klaasi alt ära. Eks ole? Oled valmis? Väga hea. No nii. 1, 2, 3.
ja kui usaldus katkeb, tuleb vesi ka klaasist välja. Robin ise ei pannudki tähele, mis juhtus. Väga hea. Usaldus loodus. Suur aplaus Robinile, sa võid oma kohale tagasi minna. Ma toon su kohaga tagasi. Palun. Ja juhuks, kui tahad kuskilt kuivatada. Nii, mille alusel me siis Robiniga usalduse lõime? Tegelikult nii usaldades 11 me usaldasime ka palju rohkem loodusseadusi. Kui ma keeran selle klaasi tagurpidi, siis te näete, et hästi natukene vett, nägite tilk, tuleb siit klaasi seest välja. Mis tähendab seda, et siin klaasi sees olev vesi võtab nüüd natukene vähem ruumi kui enne. Mis tähendab, et siin klaasi ülemises pooles, siin ei ole tühjus, siin on õhk. See õhk peab täitma ära nüüd natukene suurema ruumi kui enne. Mis tähendab, et õhurõhk siin klaasi üleval on väiksem kui meid ümbritsevas õhus. Ja seetõttu surub meid ümbritsev õhurõhk nii kõvasti vastu seda klaasi alust, et vesi ei saagi klaasi seest välja kukkuda. Ja tegelikult me käime iga päev ka kõik 10 tonni õhku õlgadel, aga me ei tunne seda, sest me surume ise vastu ja oleme sellega vägagi harjunud. Nüüd, kui klaasil see alus sealt alt ära võtta, siis tavaliselt peaks klaasi seest vesi välja kukkuma. See klaas, millega seda teha sai, oli natukene moditud. Siin klaasi otsas oli hästi väikeste avadega selline sääsevõrk. Ja see tähendab seda, et iga väike ava siin võrgu otsas oli piisavalt väike, et pindpinevusjõud seal jõudis hoida veekilet koos. Nii et see veekile tekitas meile selle sama kaardialuse efekti. Te võite mõelda sellest, kui kujutame ette, et mul on kõrs ja ma panen selle kõrre nüüd siia joogi sisse. Kui ma nüüd katan kõrre ülemise otsa pöidlaga kinni ja tõstan kõrre klaasisest välja, kas kõrre sees on vesi? Jaa, aga kõrre alumises otsas ei ole ju midagi, mis ei lubaks veel välja tulla. Seal on see sama efekt, pindpinevusjõud hoiab veekile koos ning õhurõhk surub alt poolt vastu. Kui me nüüd võtame pöidla ära, siis need rõhud ütlustuvad ja vesi saab välja kukkuda. Nii et aitäh, Robin, et sa mind usaldasid ja ma loodan, et meil on nüüd väga usaldav suhe selleks, et etendusega edasi minna.